no vaata, siin nagu tundub mulle, ma mõtlesin, veneaegse filmi kõrvalt tuua välja, et osad inimesed tundub, see juuraharidus, et see käib nagu millegi, noh, et see käib nagu kõigile, nagu see võib lihtsalt nagu olla. See veneaegne film oli selline, et see oli kuskilt lõpust, oli kus kooperatiivi aegal, et kuskil oli Moskvas oli tehtud kooperatiiv, mille eesmärk oli siis teha teadustöid raha eest pakkuda inimestele. Oli. Ja siis mul on meeles väga, et sinna tuli siis sinna kooperatiivide sisse üks suurte vuntsidega mees ja teatas, et tema on Tbilisi Lada teeninduse juhataja. Nii tähtsal mehel peab kindlasti doktorikraad olema, eks ole. Et mingi sama loogikaga mulle tundub, et paljud inimesed tulevad ka õigust õppima. Et siin on mingisugune niisugune sarnasus olemas. Et kahjuks ja see enesekriitika täielik puudus on osa inimesed, see on ka täiesti uskumatu, et see ma ei tea, kus see hakkab ka koolist pihta või see, et sulle alati süstitakse, et sa oled nii tark ja nii tubli ja nii hea ja keegi ei tohi sulle midagi halvasti öelda. Ja siis kui sa lõpuks elus sellest aru saad, et tegelikult sa oled ikkagi saabas ja sul ei ole mingit kohta tegelikult, siis see kukkumine on veel valusam ju tegelikult. Ses mõttes see, ütleme, et täna, ma saan aru, et selline koolimatsioon, et ei tohi, me kellelegi ei tee, nagu ei ütle halvasti ja me hoiame tegelikult on see teadmist ka karuteene, et inimesed tekib neile täiesti vale enesehinnang tekib ja pärast siis see kukkumine väga valus.